Ja lõpetuseks siis toob Pentland välja seal 5 väga selget tunnust, mida sa saad ka näiteks oma töös kasutada, mis näitavad siis ja eristavad edukaid tiime vähem edukatest tiimidest. Ja need kõlavad siis niimoodi, et punkt 1, iga inimene räägib tiimis ja kuulab tiimis enam-vähem võrdselt. Et ei ole nii, et keegi nagu räägib eetri täis ja ülejäänud siis kuulavad, vaid igal ühel on nii palju sellist sisemist emotsionaalset intelligentsust ja teadlikkust, et ta saab aru, et kogu aeg ei saa rääkida, vaid teistele peab ka sõna andma. Ja samal ajal need suhtlused, nad on kuulamine ja rääkimine on nagu võrdsed, aga samal ajal kui sa räägid, siis need on konkreetsed, need on täpsed ja väga oluline, need on sõbralikud. Need ei ole sarkastilised, see ei ole mingisugune iroonitsemine, see ei ole kellelegi ära panemine, vaid see on tegelikult konstruktiivne, sõbralik mõtete vahetus. Number 2, inimesed suhtlevad rohkem näost näkku ja nende vestlus ning kehakeel on pigem siis aktiivne. Ehk siis inimesed ei väldi näost näkku suhtlemisi, vaid pigem nagu otsivad neid võimalusi. Mis tähendab seda, et meeskonna juht on loonud keskkonna võimalused, kus inimesed saaksid näost näkku suhelda. Ja ta on loonud sellise kultuuri, sellise õhkkonna meeskonnas, et see vestlus on siis kõikide poolt nagu võrdselt tajutav, kõik on kaasatud ja see on sõbralik ja aktiivne. 3. on see, et inimesed otsivad suhtlust tiimi siseselt, mitte ei suhelda ainult juhi kaudu. Paljud tiimid on kahjuks jõudnud sellisesse seisu, kus omavahel usaldust ei ole, omavahel enam suhtlust ei ole, igaüks on oma tööle keskendunud ja see ühisosa, mis neid liidab, on ära kadunud ja tegelikult kogu suhtlus käib siis juhi kaudu. Ja kui sul on midagi vaja rääkida, siis sa võib-olla justkui juhi kaudu või kuskil koosolekul ütled, aga tegelikult seda omavahelist kontakti ja omavahelist näost näkku suhtlust enam ei ole. See on väga-väga kriitiline ka muude tegurite valguses, mida tegelikult tulevikus räägime. Tiimi sees arutatakse avatult ja ausalt ka meeskonna asju, mitte ei tehta seda ainult formaalsetel koosolekutel. Seotud eelmise punktiga, et kui tegelikult inimestel on omavaheline suhtlus, usaldus olemas, siis endal on huvi arutada tööasju omavahel. Mitte ainult ma ei tea, juhti kritiseerida, organisatsiooni kritiseerida, üksteist taga rääkida, vaid nad on tegelikult pühendunud sellele tööle ja neil tekib huvi omavahel ka suhelda näost näkku, et leida parimad lahendused. Ja 5, inimesed on huvitatud ka teiste tiimidega suhtlemisest, et seeläbi oma tiimi tugevaks muuta. See sama viimane samm sellest 3 kriitilisest ehk siis tiimiväline suhtlus, mille Pentland nimetas explorationiks. Ehk siis inimesed lähevad ja uurivad, kaardistavad territooriumi väljaspool meie tiimi. Ja nad loovad neid kontakte, nad kuulevad, mis seal tehakse, mis seal toimib, mis ei toimi. Nad võtavad selle, nad jagavad selle oma tiimi liikmetega ja seeläbi tegelikult muudavad omavahelist ühtsustunnet suuremaks, tugevamaks ja võtavad kasutusele võib-olla mingid uued praktikad, mis muudab neid pikas perspektiivis tugevamaks.